Tervist. Minu ettekanne saab kõnelema tervisest, vaimsest, tervisest. Mina esindan psühhiaatria teadust, psühhoteadust. Ettekande teema. Täpsemaks määratlemiseks ütlen pealkirjaks. Keegi juhib, keegi keerab nuppu vabamöörluse valguses. Ehk paranoiad ja luulude reaalsus aegade kaoses. 784 sõna sellel teemal. Alustaksin oma ettekannet, mille nii-öelda tagasihoidlik, kuidas öeldagi, mõte või eesmärk. Ja? Ettekande eesmärk on heita valgust ehk illumineerida. Ühesõnaga, heita valgust psühhiaatria teadusele. Senini segaseks jäänud küsimusele, kas on olemas skisofreenia? Kas selline asi nagu skisofreenia üldse on olemas? Isegi see oluline küsimus ise leiab käesolevas ettekandes oma esmaesituse. Ja rääkimata juba sellest vastusest. Alustaksin oma ettekannet luuletusega, mille looja viibib praegusel hetkel Võisiku hooldekodus ja teda nimetatakse psüühilise erivajadusega inimeseks. Luuletus on järgmine. Tulemas on aegade kaos. Öelda, et armastada sind mina neile, kas saangi. Selles luuletuses, võite sealt lugeda, on vähemalt 2 märksõna, mida paluksin austatud kuulajatel sellest luuletusest meelde jätta 2 märksõna. Aegade kaos ja neile. Aegade kaos on võti ja lahendus küsimustele, milleni me veel jõudnud ei olegi. Nemad, teine märksõna, on mõiste, mis viib meid küsimusteni. Näiteks küsimuseni, millest psühhiaatria teadus on kergema vastupanu teed koheselt medikamentoosse vastuseni libisedes mööda hiilinud. Ma loodan, te suutsite jälgida mu mõttekeiku. Küsimus kõlab. Kuidas niinimetatud tüüpiline skisofreenik saab tajuda tagasisidet kõigelt toimuvalt? Kuidas saavad tema mõtted ja tunded ja kõhukorinad kajastuda raadiost, televiisorist ja mööduvate autode mootorimürast? Kuidas ta saab olla seisundis, mille üks teine müstiline mõtleja, kelle me võime nimetada elektriisaks, tema enda nõusolekul. Niisiis, kuidas saab olla võimeline selline seisund, mille elektriisa defineeris keegi juhib, keegi keerab nuppu. Kes on see keegi? On vaid kõrval küsimus, millele mööda minnes võib jürilinalikult vastata vabamüürlased. Olematagi seejuures irooniline, sest iroonia ei ole teaduslik meetod. Meenutagem teist märksõna, mille teil soovitasin meeles pidada. Nemad ongi need keegid, vabamöörlased või mis tahes. Aga nemad pole ettekande põhiküsimust silmas pidades absoluutselt olulised. Ka neile võime aja üle jäädes hiljem vabamöörluse pimestava illuminatsiooni hajutamiseks veidi tõelist valgust heita. Põhiküsimus on, tsiteerides ettekande pealkirja, millega on seletatavad paranoiad ja luulude reaalsus. Sest unustagem viivuks terve mõistus ja mõelgem loogiliselt. Kujutagem ette psühhiaatriakliinikut. Seal on 10 patsiente, kes tunnevad näiteks kõik ühtemoodi, et keegi juhib, keerab nuppu, ometigi hääled, ärgem mainigem hääli peas. Hääled, mis tõestavad 10 erinevatele hulludele, et nii ongi, et keegi keerab nuppu, on samad. Siinkohal meenub mulle, et kui sel teemal konsulteerisin kolleegidega, soovitati mul, arvestades konverentsi auditooriumi tõenäolist vähest kompetentsust spetsiifilistes psühhiaatrilistes küsimustes, täpsemalt lahti seletada, parem kui näite varal
mida kujutab endast õigupärast olukord, kus patsient tajub, et keegi keerab nuppu. Ma toon 2 näidet, negatiivse ja positiivse. Näide 1. Patsient on kodus ja kusagil hakkab surisema mingi elektrikapp. Patsienti haarab ärevus. Ta kujutab ette, et temani kostvat surinat põhjustab mingi salakaval aparaat, millega saab ärevust tekitada. Surin katkeb. Ja, patsient hakkab mõtlema, mis teda üldse ähvardada saaks. Palgamõrvar. Samal hetkel peatub maja ees auto. Ärevus muutub hirmuks. Ta võtab julguse kokku, astub koridori ja plõks. Valgus kustub. Kokkulangevus. Jaa. Aga patsient teab, et juhuseid ei ole. Järelikult kurjad jõud juhivad mängu. Järeldus on negatiivne ja ka muuseas väär, aga luulu on ometi reaalne. Õhus on isegi infarkti hõngu. Näide 2. Positiivne. Patsient on aasa pääl. Laseb silme eest mööda kauneimaid kaadreid oma enda lapsepõlve east. Märkab, et linnulaulu trillerid justkui illustreeriksid seda filmi akustiliselt. Äkitsi meenub talle, kuis ta kord toona ammu jalgrattaga kukkus näiteks. Ja samal hetkel ootamatu tuuleil murrab ühe kuivanud oksa. Jälle justkui keegi juhiks mängu. Kas ilma taat, üleloomulikud head jõud, järeldus on positiivne. Ja võib öelda, et õige. Igati inimlik soov oleks teada, kuidas vältida sattumist näitesse 1 ja mis teha, et pälvida näite number 2 kogemust. Ka selle tee näitas meile kätte ülalmainitud elektriisa. Ta ütles, õige hõlma ei hakka keegi, olge lihtsalt ausad. Ent aitab näidetest. Loodan, et teil on pilt selge. Naaskem kliinikusse. Sinna, kuhu olid nii-öelda ravile sattunud 10 sarnast niinimetatud nupukeeramissündroomi tajuvad hullu, kes mäletate, kuulsid koridorist ühtesid ja samu hääli, akustilisi vibratsioone, mis veensid igaühte eraldi, et tema luulu on reaalne. Tekib loogiline küsimus, kuidas saavad samad hääled, muusika kellegi raadiost, koridorist kostvad sammud, nii-öelda ootamatult sisse lülituvad telefonid, kuidas nad saavad tõestada 10 erinevate luulude reaalsust. Vastus ei ole see, et tegemist on luuludega ja vastus ei ole ka see, et need kujutlused on ebareaalsed. Vastuse sõnastamiseks pöördun ma tagasi esimese märksõna juurde, mis loodetavasti on kõigil meeles. Aegade kaos. Ütlen, selle luuletuse, mille teile ette lugesin, selle looja on segane prohvet. Ja ta tajus oma prohveti võimeid kasutades tõtt, kuid ta tajus seda segaselt. Ta ütles, et aegade kaos on saabumas. Tegelikult aga oli see juba ka toona käes. Aegade kaos oli juba siis käes. Erinevad ajad kulgevad paralleelselt, kui väljendada hallilt. Terasem tähelepanek oleks, et kaoses ei ole mitte midagi paralleelset. Käes on aegade kaos. Ja selles küsida, mis toimub ja vastata, et maailm toimub, ei ole enam piisav. Aegade kaoses on aeg juba küsida, mis toimuvad ja vastata, maailmad toimuvad. Need 10 erinevad hullud, kelledel näiliselt samad asjad tekitavad erinevaid paranoiasid, tajuvad toimumas korraga toimuvaid, kuid erinevaid maailmaid. Ja oma ettekande soovin lõpetada ebatäpse tsitaadiga Toro Valdenilt, kes on surnud ja keda me võime familiaarselt nimetada meie sõber teises ilmas. Kui näete marssimas rühma sõdureid, kes astuvad rütmis, mille annab neile ette trummimees, ja märkate, et üks sõdur jääb teistest maha või on suisa ette tõtanud, siis on asi selles, et tema kuulab teist trummi. Aitäh!